tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No imeline, teile hakkas nädal päikesega. Päike on tarakaardipaki kõige positiivsem kaart. Päike valgustab ära kõik pimedad sopid ja nurgad, võib-olla toob päevavalgele ka mõne saladuse, võib tuua ka üllatuse, positiivse üllatuse elu käest, ehk siis elu üllatab vahest meid nii ootamatult, et tõesti ongi üllatus. Edasi tuleb siit karikate kuninganna. Karikate kuninganna on väga rahulik. Tema kontrollib absoluutselt oma emotsioone, tundeid, suhteid. Karikate kuninganna on selline, mis ma siis ütlen, ta on vaos hoitud. Tema säilitab rahu ka siis, kui teised ümberringi kas paanitsevad, kaklevad, ma ei tea, ühesõnaga lähevad endast välja, võib-olla sealt kisavad, karjuvad. Aga tema jääb rahulikuks. Tema jääb rahulikuks siis, kui meri tormab, kui kõik ümberringi, ma ei tea, lainetab. Siis tema on rahulik, ta vaatab, mõtleb, ta ei lähe endast välja. Tema sobiks minu meelest hästi õpetajaks. Võt just selliseks, kes õpetab, kas ta siis on mingi kooliõpetaja, on ta mingi muu õpetaja, kas või kusagil töö juures õpetab seal uusi inimesi välja. Sellepärast sobib ta minu meelest hästi, et ta ei lähe endast välja, et ta nagu rahulikult, kannatlikult seletab mitu korda kas või ühte asja. Et ta ei lähe nagu endast välja, väga tihti inimesed lähevad endast välja, kui teine kohe üldse aru ei saa. Mõtlevad, mis selle puupeaga peale hakata, see ei saa mitte midagi aru, sihukesest ei tule mitte midagi. Seda tööd tema küll ei oska teha ja hakka kunagi oskama. Vaat see karikate kuninganna nii ei mõtle. Tema kannatlikult seletab ja ikka loodab edasi, et küll ta ükskord aru saab. Ta võib 10 korda rääkida ka ühte ja sama juttu. Et mulle meeldibki tema juures see, et ta on niivõrd rahulik. Tema juurde võid ka murega minna, kui sul mõni on, või küsida midagi, kui sa tahad küsida. Mõni teeb ju kohe sellise näo, et mis asi see on, ma olen sulle 100 korda rääkinud. Ega vai ei viitsi sind kuulata, kuulab sind lihtsalt sedasi moe pärast ja jah, olgu pealegi ja jah, teeme nii ja. Aga tegelikult ei süvene ei sinu probleemi ega sinu ettepanekutesse. Edasi tuleb teil siin müntide kuus. Müntide kuus räägib sellest, et on tore teha väikeseid kingitusi. Kui teil on raha, siis võite teha pisikesi kingitusi, viia töö juurde kommi näiteks, teha üllatuse õhtusöögi oma perele, midagi sellist, aga kui teil on endale abi vaja, rahalist abi, ja siis te võiksite julgelt nagu seda raha abi kusagilt paluda, ma ei tea, laenata, kui teil vaja on. Et ei peaks seda häbenema, ma tahan sinna jõuda oma jutuga. Ei peaks häbenema seda, kui teil on nagu endal puudus käes. See ei pea ju raha olema, see võib olla lihtsalt see, et ma ei tea, üksinda ei saa mööblit kokku või. See abi palumine ei ole kerge. Palju kergem on endal anda, kui kellegi käest midagi küsida või paluda. See on selle kaardi mõte või jah, tähendus. Edasi tuleb teile veel üks kuus ja see on karikate kuus. Karikate kuus on nostalgiakaart. Ja seesama päike näiteks võib väga vabalt olla seoses selle karikate kuuega, selle nostalgiaga. Lähete kusagile lapsepõlvemaalde, kuna see päikesekaart tegelikult ise ütleb nii, et elu on nii ilus, et korraldage pidu. Võt siis lähete kusagile sinna oma lapsepõlvemaale, võib-olla keegi kutsub teid mingile peole, või lähete ise, saate kokku seal võib-olla mingite vanade klassikaaslastega või sugulastega, kes seal kusagil lähedal elavad. Mõne sellise lähedasega, keda võib-olla pole ammu näinud või lähete nüüd on suveaeg külastama neid lapsepõlve kohti. Ta on siuke nostalgia, aga ta on positiivne. Et kui pidu, siis pidu, miks mitte minna kuhugi lapsepõlvemaale pidutsema. Nii, siin alumises reas on teil hermitikaart. Hermiti kaart minu jaoks on eraku kaart. Ta on selline nagu erak, kes, kui teil on nüüd mingi mure, siis on väga hea minna kusagile. Võib-olla tõesti sinna lapsepõlve kohta istuda seal võib-olla oma lemmik, ma ei tea, puu all või lemmik kohas, kas või lemmik kohvikus, kas või üksipäini ja mõelda rahulikult elu üle järele. Kui teil on nüüd mingi mure, võib-olla on see siis seoses selle sama rahakaardiga, et oleks võib-olla vaja küsida midagi, kelleltki abi, siis seal ongi hea mõelda.
Hermiti kaardil on see, et kui järele mõelda, nagu vaikselt olla ja järele mõelda rahulikult, siis tuleb see tarkus või teadmine teile iseenesest pähe, nii nagu lamp hakkaks põlema. Tuleb see vastus, ise pärast imestate, et oi, see oli tegelikult väga lihtne. Ma ei saa aru, miks ma selle peale varem ei tulnud. Et vahest meil on selline ajuudu, et ei saa ise mitte midagi aru, aga pärast mõtlete, et see oli nina all, see oli nii lihtne. Selline on Hermiti kaart. Siis tuleb teile Mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna tema on igasugustes lepingutes väga tugev. Kui teil nüüd see mure oligi mingi lepingu projekti, ma ei tea, taotlus miskisugune või projekti kirjutamine või mingisuguse uue äri alustamine või mis iganes see võib olla. See võib olla lahutus, see võib olla mõnda kohta hoopis sisseastumine, mingitele kursustele minemine, see võib olla töö juures tööleping. Ühesõnaga, kui teil on mingisugune juriidiline küsimus või lihtsalt mingi tööleping või mingisugune muu paber, mis tuleb täita õigesti, õigeaegselt õigesti, või on midagi läbi lugeda, et peate alla kirjutama, see võib olla, no ma ei tea, liising, pangalaen. See võib olla mis iganes, ma tahan sinna jõuda sellega, et see Mõõkade kuninganna on väga hea kaaslane seal. Tema ei jäta mitte midagi tähele panemata. Tema paneb absoluutselt kõik nõksud selles lepingus tähele, et tema vaatab kõik üle ja tema näeb kõik konksud ja kirjavead seal ära. Et see on tegelikult väga hea, kui teil on nüüd mingisugune selline plaan, et teil on vaja, ma ei tea, laenata või alla kirjutada, ma ei tea, saate päranduse või tahate ise mingisugust muud asja teha, kinkelepinguid, juriidilisi mingisuguseid lepinguid, et siis on Mõõkade kuninganna suurepärane selle jaoks, on tema väga hea. Nii, ja viimase kaardina on teile välja tulnud keisrinna. No keisrinna on ka üks väga positiivne kaart. Minu jaoks on tema tingimusteta armastuse kaart. Keisrinna on naine, kes armastab kõike ja kõiki. Ja, tema ongi see, kes tuleb sulle appi, siis ta ei pea küsimagi. Tema näeb, ta märkab. Et tegelikult on väga hea tunne, kui teid märgatakse, kui sind märgatakse. Alles üks päev märgati mind töö juures ja ma tõesti tundsin südamest nagu rõõmu, et inimene märkas mind, võib-olla märkas seda, et mis mul on puudu või mis iganes. Et see oli tõesti hea tunne, kui märgati ja see keisrinna ongi selline märkaja. Ta tuleb appi, ta aitab talvel naabritel võib-olla lund lükata, ta aitab memmel, kes on tuppa kinni jäänud või popil, poest toidud koju tuua. Ta on alati siuke sõbralik ja lahke. Keisrinna on selline naine, kes aitab seda, et elu saaks jätkuda. Ta teeb kõik selle heaks, et meil jätkuks elu, et meil oleks kõik elus olemas, mida me vajame. Elutähtsad asjad oleks meie elus olemas, vaat see oli viimane kaart selle nädala lugemisse. Minu meelest on kõik väga hästi, nagu tõesti on hästi teil. Et ma soovingi sedasama head ja ilusat positiivset nädalat teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.